Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 35 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimisi energeetika kohta nii Eestist kui mujal. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Miks demonteeritakse Saksamaal 15 aastat tagasi ehitatud meretuulepark? Kas Saksamaal on mõistlik rohepöörde ümberkujundamine? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ütleme. Aga enne tuli üks küsimus, tuli meie hoolsatelt ja püsivaatajatelt. Ma loen ette selle, see sobib igat pidi sisse, sest paljud on ka niisama küsinud minu käest siin poliitiliselt areenilt igapäevased asju. Ja küsitakse niimoodi, et kas saatesari Tehnokrat nimetatakse ümber saatesarjaks Käpik. Ja küsimuse põhjendus on, Tehnokrat Maris Lauri nimetas 28. novembril 25 Tehnokrat Peeter Raudsepa Käpikuks. Sellest saab aga järeldada, et Tehnokrat ja Käpik on üks ja sama. Lihtsalt Käpik on eestipärasem. Ja lähtudes üleskutsest eelista Eesti maist, olekski siis täiesti loomulik, kui kõnealune saatesari saaks endale eestipärase nime. Uudistekeskuse saatesari Hea mõtete kast 17. saates esitas saatejuht saatekülalisele sama küsimuse, kuid tolle vastus jäi saatejuhi hinnangul ähmaseks, ebapiisavaks. Seepärast tuleb küsida uuesti sedapuhku juba Tehnokraadi saates. Edu soovides Tõnu, Tehnokraadi püsivaataja. Näete, püsivaatajad, meil on väga hea, et need tulevad. Vastuse võtame kohe sisse. See on oluline küsimus, sest see Heade mõtete kastis sai olla, seal olid nad, mõtted on nagu segamini, neid kast on neid täis. Aga Tehnokraadi saades on väga lihtne küsimus. Vaadake, kui oleks see poliitikasaade, siis oleks poliitiku vastus sellisele küsimusele. Ma ei hakka üle kordama, et aja ära vaatate. Järgmise küsimus oli, kas Käpik või Tehnokrat, ütleme niimoodi. Siis poliitiku käest küsid, siis poliitiku vastus on väga võimas ja ammendav. Ta ütleb kohe niimoodi. See on hea küsimus ja lugege mu huultelt. Kõik, selge. Aga Tehnokrat ütleb niimoodi, et vaadake, sõnadel on tähendust. Ja lähen nüüd aastaid tagasi, vaadake, kui läksime Euroopa Liitu ja tuli hakata neid standardid vastu võtma, ingliskeelseid standardid, eurostandardid, et elektriehitusega tegeleda. Ja praegune pension emeriit professor 99-aastane Endel Ristein seletas meile niimoodi, kui ta tõlkimise või ükskõik millega hakata tegelema, et saada eestikeelne õige vaste, tuleb kasutada 3 keelt. Selleks on vene keel, prantsuse keel või saksa keel. Otse inglise keeles siis olete rabas ja metsas. Ja ma arvan, et siin ongi see probleem praegult, et Tehnokrat ja Käpik ongi kaks ära hästi. Ja kui see nüüd ei sobi ka teile selle vastuseks, siis võtame nüüd eesti keeles, kuidas me lammendame. Varem olin, kui mina elasin ja vanaema ütles ja kõik ära, oli olemas selline sõna nagu sitahais. Aga praegult on ta muudetud sitalõhnaks. Vaata, kui meeldiv on. Ja mõtelge nüüd sellist asja, kui see Junpurgis, lähete sinna Versailles lõhnaõlide kampa, seal on lõhnaõlid, seal on lõhnaõli, lõhnab. Ja selle toote juurde
degusteerimiseks või lõhna tunnetamiseks, see on need testpaberid ja siis saate, kumb on parem, kas mingi Versailles lõhnaõli Prantsuse oma lõhnab hästi või lõhnab teie jonnpurgis hästi. Nii et ma räägin, tehnokraatid, kui nad jäävad tehnokraatideks ja poliitikasse ei lähe pikalt, siis nad oskavad eristada, et üks on hais ja teine on lõhn. Nii et ma arvan, et tehnokraat, see saade ikka jätkub sellisel nimel ja siin Eesti pärastamist las teevad poliitikud ära, sest me enam ei tea, kes on isa, kes on ema. Üks on esivanem 1, esivanem 2, suured massimeediad näitavad seal laste ostjaid, oleks nagu meesterahva habe ees, aga ta on nüüd naine ja mul on kahju nendest lastest, kui nad kooli lähevad ja see rohepööre nüüd pöörab, iga 30 aasta pealt pööre toimub. Mis nendest lastest on, neil hakatakse ju narritama, nendel kohe on sõna ja see ei ole enam perevägivald, see ei ole koolivägivald, see on lihtsalt fakt, nalitso, nagu öeldakse, fakt, otsene fakt, et sul ei ole ju ema, sul on ju mehed, noh. No vot selline vastus niimoodi. Lähme siis slaidide juurde, küsimused saime seletatud ära, nii et vaadake nii heade mõtete kasti, tehnokraati ja näete siin kõrval on Jürg isa, Jürg ema, Jaan Järviku ülekuulamisprotokolle, universumi ainuvälja, siis hakkate lõpuks mõtlema ka sarnaselt loodusjõudusid arvestama aga see, mis teile pudistatakse nina ette, ega te ei söö ka soola ja suhkurt palju, aga kui salakavalalt panna jookidesse säilitusaineid sisse ja mõtelge seesamane jonnpurgis, kui panna sinna säilitusaineid, eesid üksjagu, ta säilib üle kaua. Ja ainult lõhna tuleb juurde mõelda ja tuua juurde, see on ka kõik võimalik, nii et mõtelge, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me tahame eestlased jõuda. Kas me tahame olla tark rahvas või tahame olla lihtsalt jutumärkides jonnpurgis, valige, see on omaette küsimus. Nii, ja küsimus meil oli siis, kas siis lammutatakse või mitte ei lammutata. Ja vaadake, pildiga juures ja mulle öeldi ka niimoodi, et pildi vaade on hoopis parem, kui on lihtsalt kuiv jutustamine, siis näete, vaid 15 aastat hiljem Avamere tuulepark Alpha Ventus lammutatakse. Ainult 15 aastat mere peal. Ja kas ta nüüd roostetab läbi või mitte, lähme siis edasi. Näete, kuupäevad ja pildid, kõik on olemas. Nii, ja nüüd palun. See oli Saksamaa esimene avamere tuulepark Alpha Ventus, 12 tuulikut merel. Nüüd pärast 15 aastat tegutsemist kavatsetakse need lammutada. Samal ajal on saamas selgeks, et müüt odavast tuuleenergiast ei ole pädev. Avamere tuulepark Alpha Ventus võeti kasutusele 2010. aastal. Rajatist peeti Saksamaa energiapöörde lipulaevaks. 12 tuulikut, mis ehitati 250 miljoni euro eest, on nüüdseks töötanud 15 aastat. Ja näete, rajatis demonteeritakse praegu, sinine joon, võite selle peale minna, kui lähete Report 24 News. Näete, 24 tundi tuleb uudiseid otse. Demonteerimine peaks maksma umbes 16 miljonit eurot. No liidame need asjad juurde. Ja siis mõtleme, jagame, kas me oleme sealt mingit kasu saanud või ehitame Saksamaal Opeli ja Mercedes asemel sapikaid. Olite Saparosed, see oli Nõukogude Liidus selline auto. Enamus lagunes kogu aeg, aga liikus ka vahel. Ja demonteerimine peaks maksma näete summa. See on märkimisväärne summa, arvestades, et 15 aasta jooksul pärast ehitamist tootis see rajatis vaid 3,2 teravatt-tundi elektrit. Koos tegevuskuludega, mis on hinnanguliselt 458 miljonit eurot, võrdub see tootmishinnaga ligi 14,3 senti kilovatt-tundi. Näete, meil oli siin kogu aeg 5 senti kilovatt-tund, sellest räägites, aga siin näete, sakslased lähevad kilovattide, muidu meile antakse teravatid ja teatakse, et meil matemaatika on kehva,
keskkoolis, sest mõelge ise, praegult on ju liberaalid või mõlemad radikaalid on näiteks ära, võtame ühte on 2, teist on 3 ja mis me saame ju summaks 5. Ja kumb on tähtsam, kas see 2 või 3 üksinda, mõlemad nad on üksinda ja see summa, näiteks matemaatika ütleb, et kui me tahame ellu jääda, peame ühinema, siis saame 5 kokku ja oleme tugev 5. sõrmik või käpik või kuidas see siin oli jutuks. Nii et järgmine pilt, lähme siis edasi. Saate numbreid vaadata, tehnokraadil on selline asi, et tal on see matemaatika, male ja sellised spordivõistlused on ka teda huvitavad, et ikka mees teeks maailmarekordi, vaatavad numbrid, aga teised tulevad, vaatavad soengud ja olete tähele pannud suurtes jalgpalliväljakule mõni jookseb paljalt ringi, mingi asi ripub ja tal on jõle hea paljalt näidata ennast. No vot, mina loen nendest nagu poliitikuks. Et ta teeb poliitilist propagandat, ta loosungiga läheb väljakule. Nii, näete, ja siis edasi võtame. Lisaks tarvis Saksamaa Liitvabariik nende 15 aasta jooksul kokku üle 9200 teravatt-tunni elektrit. Vaata, kui suur reik see on. Meil annab ikka sinna järgi minna, kui on. Me võime nutta või naerda, me peame perekonnad tegema nii nagu Araabias 15 liikmelised, võib-olla siis saame kuidagi järgi. Ja seega moodustas need Alfa Ventus sel perioodil märkimisväärselt 0,035% Saksamaa kogu elektritoodangust. See tähendab 15 aastat tegutsemist vaid 2 päeva jagu Saksamaa elektrienergia tarbimist. Vaadake, kui võimas, aga numbrid olid rahalised seal ees ka, mäletate, vaadake või tagasi. Raelise globaliseerumise meistriteos, ütleb kohe see ajakirja, kes kokku pani need numbrid, on ka matemaatik, siin ei saa kuidagi poliitik sisse tulla. See ütleb kohe, et lugege oma huultelt ja ongi läbi, kõik valmis, lugeda ei ole vaja, ainult huultelt loeta tarbimist. Ja näete, ja veelgi enam, Saksamaa energiapoliitika meistriteos, sest isegi kui tuul võib tasuta puhuda, maksab selle abil elektri tootmine raha ja päris palju, nagu näeme. Nüüd seletab teile, eeldus oli olemas, et miks oli, nüüd ta põhjendab ja näete väide, eeldus, väide, vot see on matemaatika tehnokraadi põhitunnused. Moodsamad tuuleturbiinid võivad küll pakkuda veidi paremat elektrienergia rohkust, kuid lõppkokkuvõttes ei suuda ka need hinnaga konkureerida söe, gaasi, tuumaenergiad. Lõppude lõpuks ei sisalda need hinnad isegi võrgu laiendamise ja varumeetmete kõikuv võimsus ei sobi baaskoormus energia jaoks. Näiteks varu elektrijaamade kulusid. Me peame lisaks maksma need, et nad oleks löögivalmis. Selle tuulepargi kavandatud lammutamine aastatel 27-28, need 2 aastaga järgmine aasta või üle on hoiatus neile, kes usuvad energiapöördesse. See vastus oli olemas. Usuga me ei tooda elektrit. Vaadake, siin on see lõpp on väga ilus. Kui me usume, et pistikust tuleb elektrit, see on väga raske tegemine. Parem on juba niimoodi, et mitte poodi minna ja uskuda, et on kõht mul täis ja hea on olla, soe ja ükskõik kus. Talvel külili visata keldrisse, küll mul on seal mõnus olla, sest ma usun sellesse. Nii, lähme siis edasi. Küsimust ma ei hakka üle kordama praegult. Näete, see ümberkujundamine, kas läheb maksma triljoneid ja kes suudab neid energiahindu ikka veel maksta. Vaadake, sakslane hoigab, aga eestlane, ta on ikka 5 rikkama riigi seas. Kui mäletate, Saksamaa oli ka üks viimane rikkar, aga millegi pärast kõik lähevad minema, hoopis teised tekkivad, Norra, Rootsi, me siin Taani, need liiguvad otse NATO alt USA tiiva alla sinna, et Norfolki, kui olete kuulnud. Et see tähendab, et siis nendega saavad energiat ja omavahel saavad hakkama.
aga kes seal ei ole, NATO võib ka olla, ütleme sõjaväes oli ka niimoodi, et merevägi ja jalavägi ja õhuvägi, need on kõik eraldi väljaõppega saanud. Ja kui niimoodi NATO-s on ka riigid eraldi nohitsevad omaette ja tahavad olla, siis ta nohitsebki niimoodi eraldi suundades. Ja näete, pilt, raha lendab ja ennem oli 50 oli jõle suur raha, 100 oli veel, aga need on igapäevased. Nii, lähme siis edasi rahulikult selle pildiga. Näete, 31. oktoobril, mis meil on, me ei kiirusta, sellepärast me ette ei räägi, sest me ei oska mõtteid lugeda siin Tehnokraadi saades. Me kontrollime oma fakte ja vaadake, nüüd on detsember, siin on oktoobri uudis, nii et 2 kuud tagasi oli, nii et midagi muutust on, aga meil tulevad kohe ju värsked need Ukraina uudised, et nad on juba ammu vallutanud, kui siin mõtlete 1,5 aastat tagasi ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, mis siin ütleb, siis isegi Bill Gates näeb oma kliimaambitsioonide käest libisemist ja on muutmas kurssi. Näete, Bill Gates ka näeb, et mõistus hakkab sealt tagant 2 pooluse istmiku alt välja ronima pähe ja kuid Saksamaal näib moto olevat edasi hävingu poole. Rohelisele üleminekule kulud ulatuvad triljonitesse. Juba praegu kõrged elektrihinnad kahjustavad majandust. Ja majandust tõsiselt ning suruvad tarbijaid finantshävingu äärele. Kas toimub meelemuutus enne, kui on juba hilja? Näete, küsib nüüd see samane artikkel ajalehest Deutschland Kurier. Näed, Kurier, kuller tuleb kohale. Saksamaa kuller või. Ja kirjutage üles, siin on väga ilusti kokkuvõtlikult jälle üks arvutatud ja läbimõeldud asi, mida meil öeldakse, et on tehtud hinnangud ja igasugused statistikad. Ja näete, siin tulebki välja endise kantsleri Angela Merkeli algatatud koalitsioonivalitsuse poolt edendatud ja Mertsi administratsiooni jätkatud energiapöörde hullus muudab elektri ja gaasi üha kättesaamatum. Euroopa Liidu kinnisideede sanktsioonidega süvendab olukorda, need sanktsioonid on endale tehtud. Kulude koorma all hoigavad nii eraettevõtjad ja tööstus. Nii, ja nüüd Essenis asuva keemiaettevõtte Evonik tegevjuht, näete, Kristjan Kulman nõuab otsustavat tegutsemist. Ta propageerib Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi kaotamist. Vaadake, siin oli jutuks, mis oli see nagu sita-ais, võime seda öelda, see CO2 ei haise ja tema kauplemise võiks ära võtta, aga sita-aisuga võiks ju, sest sellest saad ju teha gaasi, mis põleb. Või vähemalt selle olulist reformimist. Meil on maailma rangeim CO2 maksusüsteem, kuid kliima ei tunne piire. Ma olen siin saadetes eespalgi rääkinud, et kliimat muuta ei saa, on olemas parasvöötme mereline, kui ta on, ja kõrbekliima ja nii edasi, sest see arvestatakse päikese kaldenurgana. Aga ilma seda me saame muuta, pilvi tekitada ja neid triipe tekitada, mürgitada ja anda hõbeda ioone või anda alumiiniumit, vaske ülevalt, mis mürgitab mulda ja nii edasi. Ja näed, seetõttu pean täiesti valeks seada lisatasudega nii rängalt ebasoodsasse olukorda tööstusharu, millel on väljapaistev tehnoloogia, mis on üks maailma juhtivaid tegijaid, ütles Kulman Süddeutsche Zeitungile. Euroopa keemiatööstuse nõukogu kardab energiamahuka tootmise süstemaatilist väljarännat. Siin ei ole karta midagi, nad juba liiguvad. Mitte ainult Saksamaalt, vaid kogu Euroopast. Arvate, et Eestist ära ei minda või? Proovige kinni hoida neid.
tegijaid mehi ja neid kuldsete kätega töömehi ja mõistlikke mehi. Nad lähevad sinna teisele poole, sinna Araabia poolde võib küll minna. Ja kiireloomulises kirjas Euroopa Komisjonile hoiatab Tööstusliit, et ettevõtted kolivad üha enam madalamate energiahindadega riikidesse, näiteks USA-sse, Hiinasse või teistesse Aasia riikidesse. Näete, see koht on ju olemas, seal on soojem ka olla ja kui sinu tööd ja vaeva peetakse normaalseks, miks mitte seal töötada? Ja elektrihinnad, näete, plahvatavad. Fakt on see, et elektrihinnad on alates 2021. aastast tõusnud umbes 43%, keskmiselt 33 sendilt kilovati kohta 47 sendile kilovati kohta 2023. aastal. Vaadake, kui kõvad numbrid, enne me rääkisime 5 sendist, Saksamaal oli ka 5-6 senti, sest see gaas, mis sealt tuleb, see oli ju niivõrd väikeste sentidega hinnaga, kui ta Nord Streami ja seda torusid mööda tuli seal ja põletati teda ja tal on filtrid üleval, gaasipõletus, autost ei tule ju nii palju välja, aga kui auto jah, tänaval seisab, ja vasta maad possutab, siis läheb kopsu küll, aga kui torn on hästi kõrgel, siis ta vaikselt rahulikult langetab maha ja loodus korjab sealt, kus ta on üles, sest loodus on teinud, mida kõrgemalt läheb mägedes ja kõik on ära. Ja näete, siin on ilusti ära. Hinnad on sellest ajast mõnevõrra langen, kuid endiselt ülemäära kõrged. Ja milline on siis Saksamaa eriline tee lõpp või? Nii. Ja need üks arv on olemas, aga see on juba 6 aastat vane. Näete, 6-aastaseid arve otsivad ja leiavad seesamane news, kus me tõlgime neid materjali ja võrdleme. 1,2 triljonit eurot. See arv pärineb konsultatsioonifirma EU uuringust, mille tellis Saksamaa Energia ja Veetööstuse Liit, mis esindab elektrijaamade ja võrguoperaatoreid. See on summa, mille Saksamaa majandus, see tähendab avalik ja erasektor peaks 2035. aastaks kulutama energia ülemineku saavutamiseks. Umbes 120 miljardit eurot aastas. Näete see, siis saate välja arvutada, siin nad arvutasid. Sellest ajast alates toimunud ohjeldamatut inflatsiooni pole selles uuringus võetud arvesse. Teine konsultatsioonifirma on McKinsey uuring aastast 2021, nüüd päris hiljuti või? Arvutas nõnda kliima üleminekuks isegi 6 triljoni euro suuruse investeeringu vajaduse. Need üks pani 1,2 miljardit triljonit, teine on 6 triljonit, numbrid on suured, vaadake kui palju nulle on seal taga. Ja olgu tegemist 1,2 triljoni või 6 triljoniga, lõpuks maksavad arved tarbijad, eraisikud, äri- ja tööstustarbijad. Tööstuse heaolu poliitiliselt orkestreeritud, hävitamise põhjustatud majanduslik kogukahju ulatub tõenäoliselt veelgi astronoomiliste kõrgusteni. Vaadate, kuidas siis meil need liberaalid, orkestrandid, dirigendid, ütleme, orkester on ees, kuidas nemad rahulikult möllavad ja kõigil on sellest, ütleme, ükstapuha ja täidetakse ja valitakse nii edasi. Nii et tuleme suurele ekraanile. Mis ma siin kommenteerin, küsin sinu käest, Maarjo, nende 2 küsimuse kohta ilusti. Mis sa arvad sellest siis? Aitäh! No see, mis lammutamisse puutub, no seda me oleme nii palju saadetes rääkinud, et see ongi lõpuks siukse rohepöörde saatus ongi see, et ta lähebki prügimäele. Aga Bill Gatesi koha pealt on küll sihuke teema, et see on hea lakmuspaber nii-öelda kõigile inimestele.
sest Bill Gates on ju raiunud vaktsiine, rohepööret, kõike. ja nüüd järsku teeb ta kanna pealt rohepöörde osas, minu teada tegi ta ka vaktsiinide osas, tegi kannapöörde. ja näitab seda, et kui sa oled ennem raiunud valitsustele, et vaat nii peab tegema, valitsused on represseerinud selle tulemusel inimesi, asutusi, firmasid, noh mida kõike. ja siis nüüd sa ütled, ei, see tegelikult see asi ei kõlbagi mitte kuhugi. see näitab, et tegelikult nihukesed lobistid, nad ei vastuta mitte millegi eest, neil puudub igasugune vastutus, aga neil on võime panna ülejäänud teistele ühiskonnale vastutuse. et see on nagu, see on hullumeelne. aga siinkohal lähme küsimustega edasi. kas mõni suur päikesepatareide firma on maksejõuetu? kas Hiina ülgab elektriautode tootmise? palun, Andres. nii, jätkame siis kohe, ega mis me siin kommenteerime keskel. Inimesel on parem, kui on pildid ja jutt ees. nii, ja saime nüüd siis kätte selle pilti, et roheline pankrotimudel, tohutu päikeseenergia ettevõte on maksejõuetu. Nende pealkiri ütleb vastusel ära ja ma ei osanud tõlkida seda ja ei hakanudki tõlkima. Pankrot, need siin oleks pidanud olema nagu osastavas käändes, rohelise pankroti mudel, aga ma ei tea pankrotil, mis värvid on. Nad on kõik pankrotid, olgu ta must, valge, kollane ja vot siis siin jätsin nagu roheline ära, et siis on arusaadav, mis ta täpselt on. ja lähme siis edasi kohe jutu juurde, mis selgitab kõik puhtalt ära. veel üks lipulaev, need ütleb ilusti, kõik esmased poisid, kes on kõhu täis saanud, need restoranist lahkuvad, kas täiskõhuga või purjus peaga või. no vaata, see on lihtsalt tehnokraadi näide, näed, ütleb, et roheline ettevõte, mis koormab miljonitesse ulatuvad võlad, on libisenud maksejõuetusse. vaatamata toetustele ärimudel ebaõnnestus. veel üks rohelise mulli lõhkemine. paljud väikeinvestorid kannavad kahjude põhiraskust. no mõelge ise, kas meil on ka siin selliseid päikeseparkide ehitaja, ettevõtjaid ja hooldavad, igal katusel on nad olemas, siis mõelge, kui kaua nad võivad veel möllata, kui ei tule Hiinast või kusagilt tagavaraosasid. siin eelmine saade oli vist selline, et päikesepatareid 1/3 kaotas kohe oma võimest, on vaja neid patareisid vahetada, et saavutada see ära. või siis on selline, et tarbimine ja inimesi vähendatakse, siis võivad need päikesepatareid inimeste ja loomade asemel muidugi siin igal pool kõrbes olla. nii et näete ise. ja Lintsis asuv Sun korporatsiooni krapp, mis kuni viimase ajani kuulutas end kui üks Euroopa suurimaid päikeseenergia ettevõtteid, on maksujõuetu. 47 miljoni euro suurused kohustused tähendavad edasise tegevuse lõpetamist. see, mis algas lipulaevane rohelise projektina, on nüüd pankroti kohtus lõppenud. näed, siin on valmis. Sun Contracting oli foto Galvanica eufooria etalon. vaadake, eufooria, see on ju metsa jooksmine, et ta on ülirõõmus. roheline energia kõigile, mida rahastatakse lepingute kaudu, mis tähendas traditsioonilise omandiõiguse asemel pikaajalisi kasutuslepinguid. see kõlas nutika tulevikumudelina. kuni reaalsus kohale jõudis tõusvate ehituskulude, intressimäärade ja langevate elektrihindade näol. liiga palju päikesepaneele on probleem.
probleem selles ütleme või see, et need toodavad elektrit ainult päeval. Kui te olete tähele pannud, öösel on pime, tekitades sageli ülejäägi, mis hindu alla surub. Aga kui elektrit on vaja öösel pimedas, tahaks nagu lambilaes põlema panna, netu, tekitades sageli ja siis nad tihtipeale ei paku piisavalt. See on ideoloogiliselt juhitud ärimudel, mis ei kajasta elektriturgude tegelikkust. Nii et turumajandusest, päris kapitalismist me oleme siin Euroopas varvast lasknud ära läinud ja kõndinud ei tea kuhu kohta. Kuigi tahtsime peale Nõukogude Liidu süsteemi minna kapitalismi, kus ikka ärimees on ärimees ja töömees kuldsete kätega oli ärimehele vajalik, aga nüüd ei ole kumbagi, ei töömeest ega ärimeest riigiametnikule vajalik. No, mõelge ise. Võivad siin pöörduda nii suured ärimeeste kollektiivküsimustega, ärge palun tehke sedasi. Ei ole, vahetame lihtsalt nime ära, teeme mehest kohe tehnokraadis käpiku ja tõmbame talle kinda pähe või kott pähe. Seda võib ka niimoodi mõelda, nii et mõelge, mis see käpik on, sest kui läksid giljotiini alla, siis pandi ka mingi kott pähe kõigepealt, et ei oleks näha või midagi. Nii et igat pidi võib võtta. Need samal ajal kui poliitika, see on järjekordne õpiku näide majanduslikust enesepettusest. Samal ajal kui poliitikud ja kliimaaktivistid müüvad energiapöördeid peatamatu eduloona, paljastub kulisside taga üle pingutamise, toetuste, illusioonide, majandusmatemaatika süsteem, meil lihtsalt ei klappi. Näete, panete 3 asja kokku, proovin kuidagi moodi, on mul see 100-kilone kang, üle proovin pingutada, proovin siis toetusi kuidagi saada ja lõpuks arvutan, et see 100-kilone kang tõsta ma ei jõua lõpuks ikkagi või. Ja siis näete, mis lihtsalt ei klappi. Ja 33 töötajat kaotavad töö ja umber 1500 väikeinvestorit, kes investeerisid päikesse energiasse ühisrahastuse kaudu, jäävad tühjade kätega, sest nende allutatud laenud ei loeta maksujõuetusmenetluses isegi reaalseteks nõueteks. Näete, väikese investori summad on niivõrd väiksed, sinna kui on esitatud, siis need tõmmatakse joon peale. Ja selle kohta toon näite ka, kui oli 30 aastat tagasi, ma olin ka nagu ettevõtete omanik, ma ütlen, oli Viru Pagar, oli Saku õlletehas ja siis oli veel farmaatsiatehas, ostsin neid aktsiaid nõnda nimetatud kollaste kaartide alusel. Kuid läks 5 aastat mööda, siis öeldi, vot kui tahad veel edasi olla aktsionär, siis tuled ostad sellise pakki aktsiaid. Aga kui sellel ajal meil raha ja see krooni väärtus ja kõik see oli nii väheselt taskus, siis lihtsalt kadus ära. Maksti sulle need pihutäis kopikaid, mis selle kollase eest oli ja olidki välja ja tekkisidki suured firmad. Ja need suured firmad, vaadake, kas neid enam on olemas. Olid tugevad Kiiru või Kalori kolhoosid ja kekid ja mekid. Need oleks võinud töötada vabalt. Neil oli kogu süsteem oli toimis Nõukogude sees süsteem. Ja Nõukogude ajal võin tuua näite, kui oli raudtee ja riik, siis raudtee oli eraldi riik riigis ja oli raudteemiilits ja oli harilik miilits ja mul on tegemist oli küll nende erinevate süsteemidega, kuna sai raudteel töötada, siis raudteemiilitsal oli kraami kui palju, külmutusvagunid ja kõik olid nagu tema käsutuses. No võt, ja praegult umbes ka niimoodi on, et üks valitsus on ühtepidi, teine teistpidi, aga kuidagimoodi annab kõik ühtemoodi. Ja näete, väikeinvestorid kaotavad, see on kogu aeg olemas. Ja näete, mis siin on, need võlad on. 46,98 miljoni euro suurused võled kaetakse armetu 16,65 miljoni euro suuruse varaga.
näete, kõik 3 korda vähem ja inimesed panid ja väikeinvestorite osa on ka, ma usun, kui kokku liita matemaatiliselt on küllaltki saab väike miljonid kokku, aga kuna nad on nii pisikesed ja neid on jõle palju, siis ei ole siin midagi selle kohta öelda. Lähme edasi. Teine küsimus oli Hiina kohta. No Hiina on päris punane vabariik, nagu öeldakse, rahvavabariik, ja Hiina hülgab need vaiksed elektriautode religiooni. Tema on budausk ja seal on Konfutsiuse usk ja seal on sõjastrateeg Sun Tzu, soovitan neid asju lugeda ja vaadata, sest kõik need nõelravid ja Hiina meditatsiooni asjad, need kehtivad lääne meditsiini juures, kus räägitakse meile jälle, et meil siin ravimid lähevad järsku kallimaks millegipärast, kuigi keemia ja need ained on olnud alati olemas, on need naatriumid või kloriidid või ja nii edasi. Mina ei ole meditsiini oma keemik, aga nemad on rohkem keemia tehnokraadid. Nii et näete, siin on autod seisavad rivis, klaasid on katki ja siin pilt on tehtud, need ei ole tööstust ega midagi, on täitsa autode kõrv. Lähme siis religiooni ligemalt vaatama. Isegi Pekingi kommunistlikud keskplaneerijad on tunnistanud, et asjad ei saa nii jätkuda. Näete, need oskavad planeerida, seal on tehnokraadi juttu, kuulatakse ka, ikka meil kuula keegi. Elektriautosid pole viimases 5 aastaku plaanis isegi mainitud. Vaadake, seal on süsteem sama, 5 aastaku plaan 4 aastaga, nad ei mainita ka, siis tähendab, on läinud. Selle asemel keskendutakse olulisematele tehnoloogiatele. No tehnoloogia üks, millest olete kindlasti ka kuulnud. Nad avasid nüüd tooriumi tuumareaktori, mis oli Ameerika leiutis. Ameerika leiutas nad kusagil seal 1960, läks kalevi alla, aga kui on seal tudengid, Hiina tudengid õpivad seal Ameerikas, nad istuvad seal rahulikult raamatukogu, sirvivad ühte, sirvivad teist ja kui neil on öeldud, et vaadata, kui seal tuumareaktorit midagi silma hakkab ja kuna sul aju on 2 poolkera töötavad sujuvalt, märkad seal midagi olulist, sest sileda ilma poolkerudeta võib panna plaanid ükskõik midagi ette ja inimest ei huvita, see ta keerab edasi ja ütleb, et see läheb ahju. Aga tehnokraat paneb tähele, et opa, siin on ju sees ja mehed on vaeva näinud, sellised mehed, kõrged tegelased, nimed on ka ajaloos, otsivad nimed üles. Oi, mille otsa ma nüüd sattusin. Ja vot seda siis nimetatakse lõpuks hiljem mingiks luuretegevuseks, millest ma aru ei saa. Need on ju ajaloos, kui saad Google arhiivi või kuhugile ajaloo süsteemi, hakkad seal lappama, leiad selliseid salaasju üles. Et võtame ka siin meil 75-aastased salastatud asjad, need on ju nii avalikud ära, kui inimeste käest või midagi küsid või paned. Nad teavad asjast rohkem kui see, kes sellega tegeles, unustas allkirja ära või midagi. No need on kõik olemas kui rahva juttudest ja muistendid, ütleme, ongi vanad ajalooallikad tegelikult. Oli seal Ateena aeg või Veenuse aeg, Odüssuse aeg või lähme sinna Konfutsiuse aega. Ütles see mees või ei ütlenud, aga ta on kuidagi trükistena ja nimena kogu aeg põlvest põlve tulnud ja võite arvestada, on ta väljamõeldis või mitte. No meil on ka iapoisid nagu kilplased, siis on tölplased, vaadake, see on puhas eesti keel, vot seda võiks öelda, oleks võinud ütelda, et tehnokraat on tölplane, vot siis ma oleks juba natukene saanud aru, et see on poliitik, ütleb teisele poliitik või tehnokraat. Aga kui 2 tehnokraati omavahel niimoodi räägivad, siis mina sellest aru ei saa. Kahjuks või õnneks, ma ei tea see.
kaks poolt on alati, kui ma vihastaks kogu aeg, siis ma ei ole õnnelik ma ka ei saa olla, siis ma olen selline mõtlev elukas. Nii et vaadake, Peking on aastaid pumbanud elektriautode sektorisse tohutud summasid, subsiidiumid, maksusoodustused, taristuprogrammid, kõik, mida saaks ideoloogiliselt turundada, et anda endale roheline kuvand. Tulemuseks on halastamatult ülekuumenenud turg, kus sajad tootjad löövad hindu alla ja viivad pankrotti. Need BD, Geely, Chongqing, Niu ja teised on sattunud hinnasõtta, millest keegi ei võida ja peaaegu ükski ettevõte ei teeni isegi kasumit. No vot need on praegult veel, kes neid elektriautosid toodavad hooga seal, aga küll nad tõstavad kasti üle ja panevad jälle bensiini või diislimootorile selle korpuse peale, küll edasi sõidab. Nii. Kommunistlik režiim on ilmselt äratuskõnet kuulnud. Näete, meil on telefon või see äratuskell olemas, aga siin on äratuskõne ja näete, äratuskõne teeb president. Oleks meil ka selline president olemas, küll ma oleks hea meel, kui ta pühadel ja niimoodi ärataks üles, et homsest päevast jätame jamad ära ja igasugused C2 ja O2 ja O3 ja kõik sellised ja rohelised jalajäljed jätaks sinna õue ja toas pühiks jalad puhtaks ja näete, siin ütleb president Xi Jinping ise olevat manitsenud oma ametnikku ja lõpetame pimese investeerimise samadesse tööstusharudesse. Lisaks ei esine energiasektor enam isegi Hiina kommunistliku partei 15. viisaastaku plaani tärkavate tööstusharude hulgas. Näete, asi on lihtsalt maha tõmmatud, ilma kellegi käest küsimata, müts peos käimata või nagu öeldakse, käpikut käes käimata või kuidagi moodi võeti ära kõik, enam ei tee ja ülejäänud teeme ringi. Ja need viimased vidinad müüme seal Euroopale maha, ta on ikka pöördes, ta on amokki jooksus või kuidas ma arvan, normaalne, mina arvan, et see praegu, mis toimub siin ümberringi, see ongi amokki jooks, midagi hoitakse kinni, midagi tehakse, mõistuslikku häält ei toimetata ja praegult loodus millegipärast aitab ka seda, nii et on pehme talv tavaliselt. Esimene kõva talv, kui mina mäletan, oli kohe Andrese päeval, see on 30. november ja siis 1.–2. detsember oli lumi maas, aga siin viskas ta korraks küll, Kohtla-Järvel oli olnud seal paarkümmend senti ja niimoodi, aga kui on pluss, siis ta sulas kohe ära. Mehed said lumelabidad kuuri alt välja otsitud, muidu ei leia neid õigel ajal. Nii lähme siis edasi, väike selline jutt ka vahele, sest kuna tuleb ka koolis natukene ka pedagoogikat tehast, tuleb jutt numbritelt kõrvale viia. Matemaatika on tüütu asi, selline igav asi tegelikult, aga kui sa näitad ikka paljast naisterahva pilti või midagi, kõik saavad ära, kõik, kes tahavad vaadata, ühed vaatavad ühtepidi, teine vaatavad, kuidas tal seal need asjad on. Näete, vaadake, siis sellele asemel keskendub kommunistlik partei kvantuuringutele, palun, biotehnoloogiale, vesinikule ja tuumasünteesile. Siin ma saan aru, tuumasüsteem ongi see boorium, millega ta läheb. Ja kui on tuumajaam töötab, siis võib vabalt vesiniku toota ka tööstuse jauks ja teda on vaja meditsiinis ja nii edasi. Sest tuumajaam peab enamus töötama täisvõimsusega kogu aeg, nii et võetakse küll suvel natukene protsendid maha, aga temaga ei mängita, plärts sinna, päike tuli, lülitame sisse, plärts välja. Mina ütlen teile, et mina praegult dispetseri puldi taga ei tahaks tööd teha, ma ei kadesta neid tänapäeva ära, mul on kahju nendest, ma olen dispetseri ruumides käinud ja täitsa huvitav oleks ka, miks massimeedia ja sellised inimesed, kes seal või Riigikogus küsiksid ja läheksid ja filmiksid natukenegi rahvale, kui palju neid vilguvaid tulekesi seal on ja vot see oleks näha, on ta EKRE või sotsid või Isamaa või keegi, aga näete, ei ole sellist huvi.
aga mind huvitaks küll, kui ma kaameras näeksin korraks, kui kaamera jookseb üle, mul ei ole vaja ligidalt pilti ja ma saaksin näha palju neid punaseid ja rohelisi tulesid ja kuidas see neil seal pea kohal ertsid, kuidas need hüppavad ühest nurgast teise. vanasti nõukaajal oli kohe see suur kast, roheline kell, nagu oli, olen käinud dispetšerruumis seal Riias ja ei olnud midagi, istuvad, ajavad juttu, rohelised tulevad, kui oli katkestused, kõik ette nähtud, kõik käis plaani järgi, inimesed töötasid, mõnuga tulid tööle, aga ma ei usu, et täna tulevad, ta läheb krampis sinna ja siis ei pea vastu ja lõpuks kolib siit Eestist minema selle pärast. no see on minu mõte, aga mul ei ole tõestusmaterjali, ma soovitaks Riigikogus, kui hakkavad need valimised või midagi tulema, et tehke ja käige seal ära. see ei ole sõjaliselt strateegia koht, et lähete tuumaelektrijaama igale poole lubatakse, otsitakse teil läbi igasugused terariistad ja värgid ära, aga kaameramehel on kaamera, ainult see on ju võimalik kirja panna, kontrollida, kas see kaamera ei plahvata või ei lase seal midagi õhku. kõik on ju võimalik, laske röntgeniaparaadist läbi või ja lennujaamas on võimalik, panete kotti, pitseerite ära ja võtate siis lahti, need on kõik võimalikud olemas, kui ei ole nüüd röövlite ja bandiitide ja nende vastaseid turvaväravaid olemas. no vot, see oli minu selline mõte ja näete, see mõte tulebki, kui on siin kvantuuringud, biotehnoloogia, vesinik, teisisõnu sellele, mis lubab tõelist tehnoloogilist suveräänsust. eelmisel aastal toodis Hiina umbes 12 miljonit elektriautot. näete, see on paras lugu, meil on siin 1 miljon, siin oleks igalühel 12 autot, kui Eesti peale panna. ja enam kui 2/3 kogu maailma toodangust on see. kuid turg on ammu küllastunud, marginaalid langevad ja kahjumid söövad bilansse. elektriauto keskmine müügihind on nüüd alla 9000 euro. hind, mis ei taga ei kvaliteedi ega jätkusuutlikkust ning samal ajal kahandab ettevõtete kapitali. tulemus, ettevõtted koondavad töötajaid, tarnijad lähevad pankrotti ja tarbijate usaldus mureneb. klassikaline näide toetuste pohmellist. näete, kui hea sõna, vot meil oleme siin ikka paneme juurde pohmellil ja ravim on ikkagi järgmine hommikul pits uus kraam sisse, kohe oled porjus ja ei ole häda, aga arvestage, iga päevaga pohmell läheb suuremaks ja paha tunne. ja lõpuks deliirium ja nii edasi, nii edasi. näete konnasid ja igasuguseid satikaid ja asju, niimoodi need meditsiinilised psühhiaatrid räägivad, siis nad ju neid on, nendega suhtlevad, küsib, miks sa siin karjud mu peale, mida sa näed, siis ta räägib ära kohe, mida ta näeb. nii et näete, lähevad pankrotti. tulemusettevõtted koondavad töötajad, lähevad pankrotti, tarbijate osale mureneb. klassikaline näide on pohmellist pärast aastaid kestnud valitsuse liigset järeleandmist. elektriautode hullus on jõudnud oma piirini ka välispoliitikas. USA vastas juba 2024. aastal Hiina elektriautodele kehtestatud 100%-liste, näed, karistustariifidega. no ta pani tariifidele, tollitariifid 100%-lised peale, aga näete, Euroopa Liit võtab ikka sisse, mis see 45% on, kui vaadake, 9000 maksab ju auto, valmistatakse, müügihind on 9000, tal ei ole, on ainult akuhind ja kestahind ja väike ajam, mootor, elektriajam seal peal. ongi niigi, ta on ju paar tuhat, nii nagu nõukaajal oli ju 5000 maksis Žiguli, aga kui mustalt turult ja tahtsid, see ikka 15 000 rubla eest said ka 3-kordse hinnaga. nii et lähme siis edasi, nii. korraks, miks ta välja läks? nii, läheme edasi. Need Hiina katse
eksportida oma ülejääke läände lõppes kaubanduse eskaleerumisega. Ülejäänud maailmal polnud lihtsalt mingit soovi lasta end Pekingi odavate elektriautodega üle ujutada. Samal ajal, kui nende enda tööstus kannatab rohelise deindustrialiseerimise tagajärgede all. Ja mitte ükski ettevõte ei suutnud isegi kaugeltki hinna poolest oma Hiina konkurentidega konkureerida ilma tohutud kahjusid kandmata. Samal ajal, kui Saksamaa föderaalvalitsus jätkab miljardite pumpamist kodumaisesse elektriautode tööstusesse, kergitas elektri hindu ja kägistades industrialiseeris transpordi üha uute keeldudega, tõmbab Hiina vaikselt pistiku pesast välja. Kommunistlik režiim tunnistab seda, mida lääne ideoloogid ikka veel eiravad. Nimelt, et elektriauto ei ole progress, vaid on ideoloogiline tupiktee. See on poliitilise soovmõtlemise produkt, mis võib küll toetuste saajaid rikastada, kuid ei loo ei energia suveräänsust ega majanduslikku stabiilsust. Nii, nüüd oleme suurele ekraanile, näete ise. Minu käest on ka siin paar aastat tagasi kogu aeg vahetel on küsitud, kas tasub ikka elektriautot osta, siis ma ütlesin, vaadake, aku eluiga määrab selle auto vanuse ja kui aku ei mahu ja need ei ole niisugused standardsed väiksed akud, nad on suured, on üks asi ja teine pool on see elektroonika, mis seal on. Nii et igasugune elektroonika, arvutid, kõik need vananevad ja tagavarosasid ei ole ja vaadake, mis arvutiga on, Windows vahetab kogu aeg oma numbreid, oma programme ja sama tuleb ka elektriautode juures teha. Aga teisel on ainult, võib ka otse teha, kui juhtub elektroonikaga niimoodi, siis minnakse sisepõlemismootori ja jagaja ja hakkab sädet õigel ajal tegema, ta mahub. Nurka puuritakse auk ja läheb jagaja sisse väntvõlli ja hammasratta külge ja ongi kogu lugu tehnokraatlikult ära sealt. Ja see vända juures annab igale küünlale õigel ajal sähmaka ja auto läheb edasi. Nii et mis sa arvad ise, Maarja, sellest asjas? Aitäh sulle, Andres. No esimene küsimus, mis puutus päikesepatareisid, no me oleme varem ka sellest rääkinud varasemates saadetes, et kui ohtlikud on näiteks päikesepaneelid, kui neid pannakse majade katusele, et tuletõrjel on raskendatud majade kustutamine ja kõik sihuke lugu, mis lõpuks ka kindlustused paneb nii-öelda pead sügama, et kui kustutajad ei saa maja kustutada, siis mismoodi seda maja siis üldse kindlustada, sest ega nemad ei taha ju ka tervet maja kinni maksta tänu sellele, et seal paneelid peal on. Ja nüüd okei, et kui nüüd tulla kõrvale siis selles nii-öelda tuleohutusteemas, siis kuna nüüd ka seda päikeseenergiat maksustatakse, siis suure tõenäosusega inimesed on hunnikutes raha investeerinud nii-öelda päikesepaneelidesse, aga nende päikesepaneelide eluiga saab läbi ja suure tõenäosusega järgmine kord, kui ütleme, mis nad seal kestavad 15-20 aastat, et kui nüüd oleks neid vaja uuendada, siis neid ei uuendata, sest inimesed ei näe sellel mõtet, sest siis nad peavad uuesti sinna raha sisse panema, riik on neid maksustanud. Nad on selgeks saanud, kui mõttetu see on. Nii, see tähendab siis seda, et see paneelid on seal katuse peal on, see tähendab seda, et see katus on samuti kõlbab sama kaua kasutada kui need päikesepaneelid. Sellepärast, et kui sa päikesepaneelid siis sealt eemaldad koos kronsteinide asjadega, siis jääb sul katus jääb auklik, sest ta on ju kruvidega on ta sinna kinni keeratud.
ja või noh, paned siis vanad kruvid sinna tagasi või siis jätad need samused risu omale katusele, mis jääb siis nagu nii-öelda märgiks kunagisest hullusest, et nihuke kena aksessuaar sul katusel on. aga kui nüüd Hiina teema juurde tulla, siis Hiina oma 3000 aastase ajaloo jooksul kirjutab rasvaste tähtedega oma ajalooraamatusse selle rohepöörde. sellepärast, et noh, see hullus, see on ikka korralik hullus olnud ja noh, hiinlased on tark rahvas ja ilmselgelt nad teist korda enam nad ei viitsi sellega kaasa minna, kuid nad oma tarkuse juures on olnud või saanud kõige suurema võidu sellest rohepöördest üldse. sellepärast, et nemad on ju need, kes seda rohepöörde tarbeks seda tehnikat ja asja tootnud on ja seda müünud nii läänele kui igale poole üle maailma. et ja nüüd nad keeravadki nii-öelda selle rohepöörde suuna ümber sellepärast, et see ei too neile enam rahalist kasu ja nii lihtne see ongi. et noh, Hiina on nii tark, et nad saavad aru, et kliimat muuta ei saa, me ei saa päikesega võidelda ja hakata nüüd oma tahtsi, ma ei tea, maakera nurka suunama või päikest varjutama või mida iganes. aga aitäh, kallid kuulajad ja vaatajad. järgmise korrani. nägemist. meil on Eestile plaan B.